kui sinu human design keskkond on mäed, siis mägironijana. Kõrgused on sinu jaoks olulised ja suure tõenäosusega mingisugune kõrgus on sulle kõige mugavam. Et ühest küljest jah, me räägime siin õhu kvaliteedist, aga tegelikult me väga palju räägime siin ka sellisest kujundlikust ülekantud tähendusest, mis tähendab seda, et sõltuvalt sinu noolekese suunast on sul siis kas oluline pidevalt areneda ja vallutada üha uusi tippe, ehk siis liikuda pidevalt uute sihtide eesmärkide suunas. Oluline on see, et sul oleks ülevaade, et sa näeksid seda, mis toimub, mis tähendab tegelikult seda, et mägede keskkonnaga jah, elada tasub kindlasti kusagil kõrgemal, et sa tõenäoliselt tunned ennast väga palju paremini, kui sul on võimalik elada kõrgemal korrusel, peatuda reisides näiteks mingis kõrghoones, üleüldse päriselt ka füüsilistes mägedes viibida, ronida mägede tippu, tunda seda teekonda. Nüüd jällegi sõltuvalt sellest noole suunast, kui me räägime võib-olla ka sellisest töövaldkonnast, siis ühtepidi tasub sul ennast positsioneerida kohe tippu. Ma tean, et see alguses kõlab kuidagi hästi kummaliselt, aga kui sul on mägede keskkond, siis tõenäoliselt see võib kõlada sul tuttavana, aga tasub positsioneerida ennast tippu ja tasub sihtida selliseid kõrgemaid juhtivamaid ameteid ja positsioone. Ja teistpidi jällegi, kui sa oled aktiivne mägironija, siis sel puhul on arenguvõimalus sinu jaoks A ja O. Et sul on kogu aeg oluline pürgida üha uute kõrguste, tippude, sihtide suunas. Sa oled keegi, kes päriselt liigub kogu aeg sellisel ametiredelil ülespoole. Ja kõrged positsioonid, juhtivad rollid enda valdkonnas, tippspetsialistiks saamine, kasvamine või siis, nagu ma juba mainisin, kohe ennast tippu positsioneerimine, see kõik on sinu pärusmaa. Ja on väga oluline, et selline õhu kvaliteet sobiks sulle hästi. Sellised suletud, kitsad, pimedad, piiravad, ahistavad, madalate lagedega ruumid, see kõik ei ole sinu jaoks. Samamoodi ka siis, kui sa oled näiteks tööalaselt sunnitud tegema mingeid rutiinseid asju kogu aeg ühtemoodi ja seal ei ole mingisugust arenguvõimalust. Nüüd, kui sa tahad natuke rohkem mägede keskkonna kohta teada saada, siis minu humandesign.ee/keskkond ja lisaks sellele leiad sealt ka ühe päris ägeda lisavõimaluse.